ärikäik. Tere head ärikäigu kuulajad! Olete kuulamas ärikäigu 66. episoodi, mille peateemaks täna on välisinvesteeringud. Teame me ju kõik, et selleks, et Eesti majandus saaks paraneda, vajame igakülgset abi ka välisinvestoritelt. Oleme sellel teemal kutsunud saatesse rääkima ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse välisinvesteeringute keskuse juhi Joonas Vänto. Tere Joonas! Tervist! Mul on väga hea meel, et sa leidsid oma tihedas graafikus meie jaoks aega ja alustaks võib-olla sellest, et mis see täpselt on, millega sa igapäevaselt tegeled, mis välisinvesteeringuid sa meile riiki juurde tood? Ja ainult rõõm on sellel teemal rääkida ja eks kohe tegelikult 4 aastat olema seda ametit pidanud. Välisinvesteeringute keskus ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuses on siis selline üksus, kes tegeleb välisinvestoritega suhtlusega. Me tegeleme Eesti sellises mõttes ärikeskkonna ja majanduskeskkonna promoga ja meelitame siis investorid Eestisse investeerima või siis välisettevõtteid Eestisse oma tegevust ja äritegevust nii-öelda tooma. Et selline üksus on tegelikult, kuna me oleme nii-öelda ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse all, siis me oleme nii-öelda avaliku sektori organisatsioon või üksus. Igal riigil tegelikult on selline tiim või organisatsioon nagu Investment Promotion Agency'd. Suurematel riikidel on isegi regionaalsed agency'd selleks. Ja meie oleme siis Estonian Investment Agency, kui me Eestist väljapoole investorite või ettevõtetega, välisettevõtetega nii-öelda suhtleme. Ja selliste agentuuride roll ongi see, et promoda selle riigi siis ärikeskkonda, tutvustada seda, suhelda investoritega, kanda neid käekõrval Eestisse, teha visiite, korraldada, panna kokku Eesti-poolset sellist väärtuspakkumist, et mis on need ärivõimalused, mis on see majanduskeskkond, ärikeskkond siin, mis on maksutasemed ja nii edasi, et tekitada seda huvi investorites, et väliskapitali ja välisettevõtteid Eestisse tuua. Kui kaua sa ise sellega tegelenud oled täpsemalt? Mina olen nüüd agentuuris toimetanud veebruaris saabki kohe 4 aastat. Et alustasin, meie tiim on siis umbes 35 inimest suur ja me oleme nii Tallinnas kohapeal üle Eesti laiali, regionaalsed investorkonsultandid on meie tiimis ka, kui ka tegelikult meil on välisesindajad kohapeal riikides, kelle ülesanne on siis nendes sihtriikides või fookusriikides tegelikult välisinvestorite sellist võrgustikku ehitada ja esimesed 10 kuud juhtisin ma investorteenindust seal ja siis sealt edasi siis tervet üksust. Kui me räägime korra nendest välisinvesteeringute nii-öelda saamisest, milline see sinu tavaline tööpäev välja näeb, et kas sa päriselt reisid kogu aeg, käid rääkimas ettevõtete juhtidega, et nad tuleksid siia Eestisse või see käib ikkagi kuidagi olles siin meil koha peal? Eks mõlemat, et eks reisimist tuleb ka ette, aga eks seda tuleb ka kindlasti väga palju ette, et need välisinvestorid ja välisettevõtted Eestisse satuvad, et eelmisel aastal näiteks võtsime vastu 123 erinevat delegatsiooni, et see on põhimõtteliselt iga 3. päev on uus ettevõte või investor Eestis. Meie investorteenindus on selline ligi 20 inimest, mis jagunebki 3. Meil on välisesindajad, meil on Tallinnas kohapeal olevad inimesed ja meil on regionaalsed investorkonsultandid ja nende roll on tegelikult nii-öelda igapäevaselt investoritega suhtlus ja nii-öelda ettevõtetega rääkimine. Aga minu puhul kindlasti on juhina roll, et meie enda tiimil oleks hea, mugav ja nii-öelda efektiivne tööd teha. Neil oleksid kõik nii-öelda tööriistad ja sellised trumpkaardid Eesti kohta ka olemas, mida müüa ja muidugi vajadusel katta ka siis igasuguseid kõrgetasemeliste visiitide toetamine, et kui ikkagi ministrid kuhugile lähevad välisinvestoriga kohtuma, siis meie tiimist, kas siis mina või keegi on kaasas, kui tulevad need samad või teised ettevõtted Eestisse ja soovivad kõrgetasemeliselt kohtuda, siis tavaliselt
jällegi mina või keegi teine tiimist meilt meil on esindatud ühesõnaga. aga kust poolt see initsiatiiv ikkagi enamasti tuleb, et ma kujutan ette, et see on ka ikkagi mõlemalt poolt, et küll tulevad ettevõtjad, et me tahaksime võib-olla Eestisse tulla, et mis need teie müügiargumendid nii-öelda on, Ja. et aga kas pigem rohkem on seda, et meie peame justkui ennast promoma, et tulge meile? Seda tõesti on mõlemat pidi ja ma ei saakski öelda, et kumb siin nagu nii-öelda domineerib, et sellepärast, et need, kust saadakse info, kuidas leitakse Eesti üles, need on täiesti erinevad. On need ettevõtted, kes on juba Eestis toimetanud, ma ei tea, 10 või 20 aastat, ka nendega nii-öelda järelteenindusega ja jätkuinvesteeringute nimel me ju tegelikult pidevalt teeme tööd. On need, kellega me kohtume erinevatel konverentsidel, äriseminaridel üle maailma, on neid, kes pöörduvad Eesti saatkondadesse nii-öelda välispool riikides, tulevad erinevate soovituste kaudu, tulevad täiesti meie enda kodulehe kaudu ja saavad sealt võib-olla esmase sellise digitaalse väärtuspakkumise võib-olla, kui nad nii-öelda täidavad mingisuguse blanketi ära, ja teise poole pealt on ka proaktiivset tööd väga palju ja meie uus strateegia, mille me üle-eelmine aasta nii-öelda kirjutasime kuni aastani 2030, seal me räägimegi põhimõtteliselt seda, et me peame rohkem proaktiivsust üles näitama, me peame aru saama, milline on see kõige magusam välisinvesteering, mida Eesti üldse vajab ja kuidas me proaktiivselt ta kätte saame, et mõnikord võib-olla mõni ettevõtte või investor tegelikult ei teagi, et nad võiksid Eestisse sobida, aga meil on eeltöö selleks tehtud erinevat viisidel ja me läheme sellise väärtuspakkumisega võib-olla, millel on keeruline juba ei öelda, aga nad ise ei teagi veel seda, nii et see on ka oluline. Tahaks kohe selle kohta kuulda, et kuidas see siis käib, saadate emaili, helistate, et mingisugune plaan on teil juba valmis ja siis lähete ja pakute midagi sellist, millel on raske vastu panna, et mis see siis on, mida te pakute? See on nüüd väga erinev, et oleneb täiesti ettevõtte profiilist. Meie suuresti, kuna lihtsalt tööstusinvesteeringud on kõige kapitalimahukamad ja need vajavad kõige rohkem ka sellist tuge ja toetust ja nad vajavad ka nii-öelda finantsilist toetust mõnikord, nad vajavad menetlusel, ma ei tea, lubade taotlemisel erinevaid nii-öelda abikäsi või erinevate osapooltega Eestis kokkuviimist, et see on kõik selline kliendi teekond, kuidas investor tegelikult Eestisse satub, et keskmine investeerimise otsus, kas ta on siis positiivne või negatiivne, on tegelikult selline 2 aasta protsess isegi. Et see ei käi niimoodi, et läheme paneme paberi lauale ja ta järgmisel nädalal saadab emaili, et sobib. Et see on pikk protsess. Selleks, et me saaksime proaktiivselt erinevate ettevõtete nii-öelda uksed avatud, selleks on ka erinevaid viise. Küll meil on võimalus kontaktid, võrgustik kuidagi nii-öelda täiendada ja need õiged kontaktid kätte saada erinevatelt konverentsidelt, äriseminaridelt, aga muidugi kõige paremini töötab see, kui on kõrgetasemeline visiit ja majandusminister, peaminister või president palub audientsi ja palub näiteks tegevjuhiga kohtumist. Ja me saame seal juba nii-öelda sõnumid lauda lüüa ja öelda, et te sobiksite Eestisse väga hästi, te võib-olla Eestist midagi juba teate, aga näete, siin on sellised tarneahelad, siin on sellised boonused või sellised toetused, mis võiksid teile huvi pakkuda. Me näeme, et see sektor kasvab Eestis väga kiiresti ja on väga tugev, et te peaksite siia väärtusahelasse nii-öelda sobima. Kuigi me räägime hetkeseisust natukene hiljem, siis ma ikkagi küsiks seda, et mis on praegu meie see kõige suurem müügiargument, et kas need on toetused või ongi siis meie erinevate sektorite nii-öelda kasv? Ma ütleks ikkagi, et kõige tugevamad 2 sellist unique selling point või müügiargumenti on meie maksukeskkond. See on 11 aastat järjest olnud OECD riikide hulgas maailmas kõige konkurentsivõimelisem, reaalselt number 1. Ja teine on selline ettevõtluskeskkond, et ettevõtjal tegelikult on ikkagi mugav siin toimetada. Kogu meie digitaliseerimise tase, et see on tegelikult kuigi eestlased on väga nagu ära hellitatud selle poole pealt, et me ei saa arugi, et okei, et maksudeklaratsiooni tegemine võtab 2-3 minutit eraisikul aega, et mis ta siis on. See on täielik utoopia mujal maailmas, aga välisinvestorile, välisettevõtjale on see nagu väga suur väärtus, kui ta saab
kas või oma maksud deklareerida läbi e-residentsuse, olles Hispaanias rannas. Et mujal maailmas seda ei ole. USA-s on reaalselt vaja nii-öelda maksu nii-öelda eksperdid palgata selleks, et sa oskaksid üldse nii-öelda seal keskkonnas orienteeruda kuidagi. Meil on madal bürokraatia tase, meil on olematu korruptsioonitase, meil on tugev kohtusüsteem ja õigussüsteem. Kõik need asjad on tegelikult väga olulise väärtusega ettevõtjatele, kui nad valivad nii-öelda riike, kuhu nad järgmiseks enda üksuse näiteks teevad või raha investeerivad. Sa tõid olulise argumendina välja selle maksukeskkonna, et on lihtne ja selline soodne ettevõtjale. Koha peal ettevõtjad viimasel ajal niimoodi tihti ei arva, et kas see kuidagi väljaspoolt tundub siis teistmoodi, et ikkagi võrreldes teiste riikidega meil on nagu hästi? Kindlasti ma arvan jah, et kui me oleme mingisuguses keskkonnas ja meil on status quo ja seda nüüd muudetakse ja ilmselgelt lähtuvalt ka nii-öelda julgeoleku olukorrast nii-öelda see ei lähe paremaks, vaid see läheb ettevõtjale nii-öelda keerulisemaks või raskemaks, aga on samas väga palju ka neid ettevõtjaid, kes ütlevad, et see on loogiline ja me peamegi rohkem panustama, sest olukord on selline. Kui nüüd võrdleme ikkagi teiste riikidega, sest välisinvestor vaatab näiteks, toome näite, et USA ettevõtte tahab Euroopasse enda arukontori teha ja ta teeb tavaliselt sellise long listi riikidest, ta panebki sinna kõrvuti tema jaoks olulised kriteeriumid, maksukeskkond, ma ei tea, ease of doing business, mingisugused indeksid, asjad. Ja kui me seal võrdleme ennast maksukeskkonna mõttes teiste riikidega Euroopas, siis on meil ikkagi väga hästi. Aga me ei tohi kunagi ära unustada seda, et see on väärtus, mida on väga keeruline tagasi pöörata. Et kui me tõstame makse, mis mingil puhul on arusaadav ja selline mõistetav, siis sealt tagasi makse alandada on palju keerulisem. Et see on kindlasti poliitikutel vaja nii-öelda meeles pidada, ja see on nagu väga õhkõrn jää, et Lätis on ka 0%-ga nii-öelda reinvesteeritud kasumi maksustamine. Et nüüd meil ajutiselt see nii-öelda muutub, ehk siis konkurentsivõimes me tegelikult võrreldes Lätiga nii-öelda kaotame. Aga maksutase, kui me võrdleme SKP-s, on meil ikkagi võrdlemisi madal. Sa tõid välja, et viimased 11 aastat oleme saanud mingil määral nii-öelda liugu lasta selle peale, et meie oleme e-riik ja meil on e-residentsus ja kõik see dokumentatsiooni tegemine käib kiiresti ja deklaratsioonid, nagu sa välja tõid. Et kuna sa ütlesid, et te vaatate ka tulevikku, kui kaua me saame veel selle peal liugu lasta, enne kui ülejäänud maailm meile nii-öelda järgi jõuab? Jah. Kui me ise nii-öelda seda keskkonda kehvemaks ei loo, siis järgi jõudmine on ka tegelikult väga keeruline. Et see on ikkagi nii-öelda poliitiliselt on selliseid muudatusi riigis päris keeruline teha. Ja esimesena ilmselgelt, mis on ka mõistetav, prioritiseeritakse siin keskkonnas juba toimetavad ettevõtjaid ja ärisid, ja alles siis vaadatakse välisettevõtte ja väliskapitali peale, et kas ta peaks siia mahtuma või tulema, kuigi see on nagu väga suure majandusliku mõjuga ka SKP-le ja üldise riigieelarvele. Üha rohkem tegelikult, isegi kui on nagu kõrge palgatase või on kõrged maksud, siis välisinvesteeringud ja välisettevõtjad on täiesti seinast seina ja väga-väga erinevaid. Et Rootsi ja Soome on ka tugevad välisinvestorite meelitajad. Prantsusmaa on väga tugev välisinvesteeringute meelitaja. Aga need profiilid on erinevad. Et mida kõrgem on lisandväärtus sellel ettevõttel, seda rohkem on vaja väga spetsiifilist nii-öelda inimressurssi sinna tööle. Mida kõrgem on lisandväärtus, seda rohkem on vaja seda kindlat väärtusahelat, kes seal riigis on või siin regioonis on, selleks, et nad saaksid nii-öelda logistilises mõttes oma jupid kiiresti kätte või nad saaksid siin nagu sellist väga kõrget lisandväärtust loovat nagu toodet luua. Ja seal üha väheneb nagu olulisus sellel, kui kõrged on sul tööjõumaksud või kui kõrge on sul see palgatase, sellepärast, et sa otsid nagu sellist nõela heinakuhjast. Et kui sa see leiad ja see aitab sul äri kasvatada globaalselt, siis sa oled nõus selle eest ka maksma. Ja üha rohkem meie strateegia kirjutab ka meile ette, et me peamegi nii-öelda väärtusahela põhiselt tegelikult välisinvesteeringuid maandama.
Ideaalne näide on siin Kanada ettevõtte Neo Performance Materials, ma olen seda näidet nagu korduvalt ja püsivalt ja ma jäängi seda vist tooma, sest see on ideaalne näide sellest, kuidas tegelikult Euroopas Eesti napsas ainukesena esimese sellise tehase, mis on püsimagnetite tehas, sest mujal Euroopas Eesti ei ole. Ja see on puhtalt sellepärast, et siin oli see õige see tarne või väärtusahel olemas. Siin oli Silmet, kes tegeleb väärismuldmetallide nii-öelda kontsentreerimisega, väärindamisega ja see oli täiesti loogiline, et see püsimagnetite jaoks on neid väärismuldmetalle vaja ja kui seal õiglase ülemineku fondist Euroopa toetas seda tehast ka 18,75 miljoniga, siis see 100 miljoniline investeering Eestisse ka maandus Ida-Virumaale ja kohe avab oma tehase ka ühtlaselt, et seda on ehitatud. Aga see on hea näide sellest. Aga mis on need suurimad takistused Eesti jaoks? Et näiteks, et kõik muu klapib, aga vaat see üks asi jääb puudu ja asi jääb tulemata? No esiteks võib-olla ma korra puudutan seda, et kuidas üldse see müügiprotsess käib. Et ei ole päris niimoodi, et kui meil nüüd üks investeering luhtub või ma ei tea, läheb pausile või üldse nagu tühistatakse, et siis on nagu maailma lõpp. No ei ole tegelikult. Et me töötame aastas läbi 400-500 projekti, kes tegelikult on kõik Eesti vastu huvi tundnud, nad on väärtuspakkumise saanud, nad vähemalt kaaluvad Eestit ühe nagu paigana. Sellest realiseerub aastas selline 30 ringis edulugusid. Me saame sellest protsendist aru, et tegelikult see on nagu selline 5-6-7%, mis on nagu selline success rate, et välisinvesteeringute meelitamine on tavaline müügiprotsess. Selleks tooteks lihtsalt on see ärikeskkond, mida me nii-öelda väljapoole Eestit nii-öelda müüme. Ja see, kui nii-öelda suurem osa tegelikult ei realiseeru, on täiesti okei arusaadav, sellepärast me teame, et see success rate on tegelikult aastast aastasse sama olnud. Me peame lihtsalt neid projekte leidma, me peame potentsiaalseid huvitatuid leidma, me peame läbi töötama, me peame aru saama, kas ta sobib Eestisse ja kas Eesti sobib talle ja siis me jõuamegi selleni, et see investor teenindus peab võimalikult hea olema, et ta jätkuvalt tahaks nagu siin nii-öelda edasi toimetada. Aga võib-olla nüüd juurde nagu paar asja, mida annab parandada ja arendada ja tegelikult nendega juba toimetatakse. Sest me teeme pidevat koostööd ka nii-öelda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja me mõlemad mõtleme, toimetame, arutame, diskuteerime selle üle, kuidas seda konkurentsivõimet siis parandada, mis on need tööriistad või sellised kriteeriumid, mida me peame arendama selleks, et me oleksime veelgi rohkem konkurentsis. Üks kindlasti on suuremahuliste investeeringute meede, mis just sai ka ministri allkirja. Aasta lõpus see otsustati valitsuses ära, 160 miljonit läheb nii-öelda suurte investeeringute toetamiseks, mis on suuremad kui 100 miljonit ja kes loovad vähemalt 30 töökohta Eestisse. See on väga suur asi. Sest selline 10-15% toetust sellistele investeeringutele on kindlasti see, mis kaalukeelena nii-öelda meie konkurentriikide hulgas aitab meie poole kalduda. Meil hetkel on, mis me oleme eelkommunikatsiooni ära teinud meie potentsiaalsete klientidega, meil on 21 projekti tegelikult portfellis, kes võiksid olla huvitatud sellest, kes nii-öelda investeeringu suurusena võiksid sobida sinna. Kindlasti kõik ei tule sealt küsima ja kindlasti kõik need 21 projekti ka Eestis ei realiseeru, aga kui nendest mõnigi realiseerub, on juba väga suur asi, et Eestis me räägime 100+ miljonist investeeringust, siis on see, neid võib ühe käe sõrmedel üles lugeda, mis Eestis viimase, ma ei tea, 3-4 aasta jooksul tehtud on. Kohe tuleme selle suurinvesteeringute meetme juurde tagasi, aga meie esimese saate osa lõpetuseks ma küsiks sinult nii-öelda sinult kui inimeselt, kes sa ütlesid, sa oled 4 aastat kohe seal töötanud. Kui sa vaatad meie seda majanduskeskkonna selle 4 aasta jooksul, kas su töö on läinud ajas lihtsamaks või raskemaks? Lihtsamaks. Et võib-olla teise asja, mis ma unustasin eelmises küsimuses vastamata, on see, et riik tegeleb ja on prioritiseerinud ka menetluskiiruse reformimise. Ehk siis me räägime tööstusettevõtetest, me räägime tehastest, kes tahavad Eestisse ennast luua, kas on Eesti kapitalil või väliskapitalil, vahet ei ole.
See on konkurentsieelis, kui kiiresti ta saab kõik load kätte selleks, et ehitama hakata. See on konkurentsieelis, kui vastuvõtlik ja kui vähese nimbi efektiga on regioonid ja kohalikud omavalitsused. Ma toon näite, et kui Soome muutis selleks 200 seadust, selleks, et viia enda menetluskiirus sellistele uutele projektidele aasta kuni 1,5 peale, et nad saavad, ma ei tea, kompleksload või keskkonnaload või ehitusload, detailplaneeringute kinnitamist, kõik asjad saavad kätte, on aasta kuni 1,5. Eestis selliste suuremate, kus sul on vaja keskkonnalubasid, VKG-l läheb 5+ aastat. Et see on kindlasti oluline faktor ja riik on seda prioritiseerinud ja see on üks olulisemaid asju, mida praegu nii-öelda arendatakse või toimetatakse ja nii-öelda proovitakse parandada ühesõnaga. Siin tõmbame esimesele saate osale joone alla ja lähme edasi järgmise teemaga. Ja, et räägime nüüd natuke lähemalt eelmisest aastast, et kuidas see meil läks. Ja kui sa nüüd laiemalt vaatad, mitte ainult välisinvesteeringute keskuse pilgu läbi, siis kuidas Eestil nende välisinvesteeringute kaasamisega laiemalt läks ja kui suur osa on sellel teie keskusel nende summade siia toomisel? Jaa, ma mõtlen, kust ma alustan ühesõnaga, et võib-olla ma alustan nagu hästi kaugelt. Et sellepärast, et nagu sellist välisinvesteeringute teemalist nagu diskussiooni meie ühiskonnas, minu arust võiks natuke rohkem olla, sest see on väga oluline osa, nagu eksport on üks pool. Välisinvesteeringud, välisettevõtted on teine pool, et me oleme olnud viimased 30 aastat avatud majandus, meil on päris palju välisettevõtteid siin ja ka erinevad uuringud nagu näitavad seda, et see raha on üks pool, aga see kompetents, see know-how ja selline tehnoloogia, mida tegelikult siia keskkonna tuuaks, on teine pool. Ja see on nagu väärtus, mida on vaja siia. Erinevad uuringud näitavad ka Eesti kapitali versus väliskapitalil, tootlus on suurem, ekspordimahud on suuremad, palgatasemed on suuremad, ehk siis tegelikult välisettevõtted, kui nad tulevad siia, ja esimene tunne on nagu see, et okei, et äkki nad viivad kasumisid välja ja riik ei saa midagi. Tegelikult on see, et ta aitab tegelikult üldist palgataset selles sektoris tõsta. Eesti inimesed saavad rohkem palka, riigieelarve saab rohkem makse, et see on nagu üks pool. Viimase 30 aastaga kõige parem võrdlusmoment on nii-öelda välisinvesteeringud suhtena SKT-sse. Ja me oleme maailmas 4. kohal 30 aastaga. Meist ees on maailmas 3 riiki. Euroopas on parimaks olnud Holland, Iirimaa ja see oli vist Luksemburg ühesõnaga. Et olla sellisel positsioonil, ma arvan, et see on vähe nii-öelda loorberit saanud. Et see maksukeskkond, see nii-öelda see ärikeskkond, me väärtustame seda võib-olla liiga vähe isegi, kui see tegelikult välja paistab. Ja kui me tuleme nüüd lähemale, siis me peame võrdlema ennast, alati võrdleme ennast Baltikumiga, et me tahame lätlastest, leedukatest alati parimad olla või paremad olla. Välisinvesteeringutest me kindlasti oleme seda. Ja me ei räägi mitte per capita või me ei räägi nagu suhtena SKT-sse, me räägime absoluutnumbrites. Oleme nendest peaaegu üle. Et mõned aastad muidugi nemad on paremad, aga üldine trend on see, et me oleme pidevalt neist absoluutnumbritest nagu pigem ees. Ja meid on 1,3 miljonit, lätlasi on alla 2, aga kõvasti rohkem, leedukaid on veelgi rohkem, aga absoluutnumbrites me oleme neist nagu ees. Ja see näitabki seda, et isegi kui meie palgatase on kõrgem, Eestit usaldatakse, siia tahetakse tulla ja seda näitab tegelikult ka meie selline meie potentsiaalsete investeeringute portfell, et meil on selline 5 miljardi jagu potentsiaalseid investeeringuid suurematest projektidest laual. Kindlasti nad kõik ei realiseeru, aga võimalik on väga suurte ja põnevate projektidega tööd teha.
No eelmisel aastal teie kaudu siis sai niimoodi lõa otsa 21 välisinvestorit, kes plaanivad siis 254 miljonit Eestisse investeeringuid tuua ja üle 600 kõrgepalgalise töökoha luua. Numbrid on ilusad, samas oluliselt väiksemad kui näiteks aastal 2023, et kuidas te seda eelmist aastat enda jaoks kokku võtate, et mingid olulised asjad ka luhtusid, et mis seal see põhjus oli, kas te näiteks Ericssoniga olete sel teemal suhelnud? Oleme. Jällegi ma alustan natuke nii-öelda välisinvesteeringutes on kõige parem seda trendi jälgida, et kui ma tööle tulin, siis minu arust minu esimese aasta tulemus oli 194 miljonit äkki või midagi sellist. Ja see oli koroona aeg veel või nii-öelda koheselt pärast koroonat, aga sealt edasi, koroona ajal tegelikult nagu need investeeringud läksid korraks pausile, ei teatud, mis see keskkond ju teeb. Et oli 164 miljonit, see oli 194 ja sealt edasi läks juba uuesti lakke, et kui me strateegiat kirjutasime, siis meie visioon või selline ambitsioon oli see, et aastas umbes 200 miljonit me tahame liikuda 400 miljonile. Palju siis meie tiim toob välisinvesteeringuid, aitab Eestisse tuua või aitab nii-öelda meelitada neid investorid siia. Ja 23 aastal me tegime meie läbi aegade rekordi 351 miljonit. Ja see oli puhtalt sellepärast, et mõned investorid olidki pausile ennast pannud, kui nad nägid, et okei, et nüüd majandus päris kokku ei kukkunud, me saame edasi toimetada, ettevõtted, inimesed tahavad jätkuvalt tööl käia ja midagi kardinaalselt halvaks ei läinud, siis tehtigi otsused väga kiiresti ära. Sealt edasi 336 miljonit ja mulle meeldib selle aasta kohta öelda, et me ei saa iga aasta rekordite nimel töötada, et meie strateegias oli, et me liigume 40 miljoni kaupa 200-400-ni, et selle aasta eesmärk meil oli 280 miljonit, aga me tõime 254, see on stabiliseerumine. See on 90% eesmärgist üldises sellises keskkonnas, kus me näeme seda, ja see haakub väga hästi ka selle Ericssoni näiteks sellise ma ei tea, investeeringu pausile panekuga või sellise tühistamine on karm sõna selle kohta, ma ei tahagi seda öelda, sest Ericsson jätkuvalt planeerib Eestisse investeerida ja lihtsalt seda maja hetkel veel ei ehitata. Aga väga palju sellistel ettevõtetel investeeringute tegemisel oleneb, kui suur on nõudlus regioonis, terves Euroopas. Me teame, et selliste 5G seadmete ja üldse Euroopa nagu majandus ei ole väga kiiresti nagu taastunud, nõudlus ei ole taastunud. Kui me vaatame nii-öelda laiemalt sellist majanduspoliitilisest olukorrast, me kõik teame, kes valiti USA presidendiks, me räägime viimastel nädalatel tollimaksudest ja see kõik ei ole selline vesi välisinvesteeringute veskile, eriti kui näiteks Ericssonil number 1 turg on USA. Et need kõik asjad nagu mingil määral mõjutavad, aga jällegi käesoleva aasta eesmärk on 350 miljonit, ehk siis nii-öelda ambitsiooni juurdegi ja me näemegi, et ma julgen nagu selline ettevaatlikult optimistlik olla, et selliseid 100+ miljonilisi investeeringuid tegelikult see aasta otsustatakse ära just tänu sellele suure mahuliste investeeringute meetmele, et see kindlasti aitab otsused teha. Aga kas eelmisel aastal nende potentsiaalsete investorite või siis ka päris investoritega suheldes ikkagi on tunda mingit hirmu, et just arvestades seda, kus me asume, et siin on ettevõtjad ka välja toonud, et see võib olla üks takistus, et keegi täpselt ei tea, mis siin Eestis toimuma hakkab? Ja eks selliseid alati on kaalumise kohti investeeringute tegemisele, et sest investorid teevad ikkagi 10-15 aasta perspektiivis ju need investeeringuid. Nad peavad selline tööstusinvesteeringul 10 aastaga võib-olla oled see investeeringu tagasi teeninud ja sealt edasi hakkab ka mingisugune kasum tekkima. Et selles mõttes muidugi vaadatakse seda ka nagu julgeolekulist olukorda, aga ka selle poole pealt, ega me oleme Euroopas ju tegelikult samal positsioonil suuresti. Et on Soome, Rootsi samal positsioonil,
Läti, Leedu, noh, et kogu Põhja-Euroopa on põhimõtteliselt samal positsioonil, et see ei ole nagu Eestile mingisugune eriline selline suur miinus. Aga samas teise poole pealt, mida me ju väljapoole räägime ka, mis on igati tõsi, et noh, tegelikult regioonis julgeolek ei ole kunagi nagu nii tugev olnud kui praegu julgeoleku olukord. Noh, Soome NATO-s, Rootsi NATO-s, NATO missioon Läänemerel, noh, ilmselt ei ole kunagi nii palju nagu NATO naabrite või nii-öelda NATO partnerite kaitseväelasi olnud ilmselt nagu meie pinnal on ju. Meie investeeringud riigikaitsesse ei ole kunagi nii kõrgel tasemel olnud, et see kõik on tegelikult nii-öelda julgustav ka välisinvestorile, välisettevõttele siin toimetama. Kui palju teil nendel välisinvesteeringute kohtumistel päriselt sellest julgeolekust nagu juttu tuleb, et kas see on mingi asi, mida peab iga kord mainima, iga kord seletama samamoodi, et tegelikult on julgeolek meil praegu ajaloo parimas olukorras? Või see on natuke läbi lillete, et keegi nagu otseselt ei räägi, aga kõik teavad? Selles mõttes, et noh, ma ütleks, et kuigi see on noh, täielik õudus, mis Ukrainas toimub ja see, et meil selline naaber on, siis see Eestile ja eestlastele ei tule see ju kuidagi üllatusena. Et mida kaugemal on investor nii-öelda füüsiliselt, kas ta on USA investor või Aasiast, seda rohkem tuleb seda selgitada. Tänaseks me ei pea, see ei ole nagu number üks sõnum või number üks teema, millest me investoriga ikkagi räägime. Number üks teema oli see siis, kui 22 aastal sõda algas. Ja 22 aasta oligi selles mõttes väga nagu huvitav aasta, et meie jaoks oli see läbi aegade rekordaasta, investeeringu mahu mõttes 351 miljonit, aga esimesed pool aastat põhimõtteliselt mitte midagi ei otsustatud ära. Et kogu see tulemus tuli tegelikult nagu aasta teises pooles või nii-öelda sügisel. Aga see näitaski seda, et ja vot siis oli see number üks teema ja me rääkisime seda pidevalt ja kogu aeg. Ja siis tol hetkel olid ju ka juba Soome ja Rootsi juba liikumas sinna poole. Ja siis oli see teema ja ma arvan, me tegime selles mõttes nagu head tööd, et ega see rekordaasta ei oleks ka muidu nagu selles mõttes realiseerunud. Ütlesid, et selleks aastaks on teil ka sellised ambitsioonikad plaanid ja mitmed asjad on juba nii-öelda torus küpsemas, aga samas mainisid ka Donald Trumpi teemat ja sellega seotud küsimusi, et kas see töö võib kuidagi raskemaks sel aastal sellepärast muutuda, et nüüd tuleb hakata mingisuguseid muid teemasid jälle selgitama või kust see optimism tuleb, et ikkagi, et õnnestub see selle aasta eesmärk ära teha? No optimism, üks suur selline hooandja on ikkagi see toetusmeede suurtele investeeringutele. Et nagu ma mainisin ka, et meil portfellis on oma jagu neid investeeringuid, kes võiksid tulla sealt taotlema. Ma tean, et mõned nagu kindlasti tulevad, et kindlat numbrit ma ei saa öelda, aga ma arvan, et see nagu iseloomustab nagu sellist praegust nagu majandusolukorda nii Euroopas kui maailmas selline väike teadmatus, et tegelikult me ei tea, kuidas et selline protektsionismi kasv, et kuidas ta mõjutab tegelikult ka välisinvesteeringute muutusi. Sest maailma mastaabis välisinvesteeringud on nii-öelda pärast koroonat on nad ikkagi languses. Ja see juba on algus nagu see protektsionismile, et pigem tehakse investeering oma riiki, mitte kuhugile välja poole. Et selline nearshoring, et ma ei tee investeeringut enam, ma ei tea, võtame mingi Rootsi suurema ettevõtte näiteks või mõne teise suurriigi suur ettevõtte või sellise küpsema majanduse suur ettevõtte, et oli ju trend see, et tehti investeeringud Aasiasse, kas Indiasse, Hiinasse, kuhugile sinna Kagu-Aasiasse selleks, et sa saaksid konkurentsieelise nii-öelda palgatasemega, et sa saaksid odavalt toota. Pärast koroonat on see täiesti vastupidi keeratud, et see nearshoring, et ma teen oma investeeringu parem Euroopasse, ma saan kindel olla, et need jupid või need tooted reaalselt ka jõuavad lattu, sest koroona ajal olid kõik tarneahelad katki, eks. Ja see mõjus majandusele ja nende ettevõtete tulemustele väga palju. Et selline väike teadmatus, aga selles mõttes see käib ettevõtlus ja äri juurde. Ma arvan, et see kohanemine, agiilsus ja selline
kiire uute olukordadega leppimine ja kiiresti otsustamine, ma arvan, et see on Eestil väga kohane, et me oleme nagu 30 aastat tagasi või natukene rohkem, me olime okupeeritud riik ja nüüd me oleme tegelikult nagu tehnoloogiaga tootmine, startupi meka, kõige rohkem unicorn'e per capita Euroopas on ju, et väga kiiresti oleme me tegelikult kohanenud selle olukorraga ja tublisid otsuseid selles mõttes teinud. Mis on eelmisest aastast 3 sinu sellist lemmikprojekti? Meretuuleparki oled maininud varem, et... Jaa, see on üks Norra ettevõtte, see Deep Wind Offshore. Nemad siis võitsid 2 meretuuleala Eestis ja see on ka huvitav selles mõttes vaadata, kuidas viimaste aastatega on ju tegelikult neid meretuuleparkide arendajaid Eestisse tulnud, Eestist läinud, väga suured tegijad on ka käinud uurimas, ära läinud, et nagu, et see on ka nagu vajab nagu alati mingist keskkonna settimist või arusaamist, et kellel see võimalus on, kellel see võimalus kõige paremini sobib. Eesti puhul, mida ma olen alati öelnud, kõige suuremad nimed ja maailmas nagu globaalsel tasemel kõige suuremad ettevõtted, nad ei mahu Eestisse. Ja see on okei. Me ei pea saama kõiki investeeringuid ja minult on ka küsitud, et kus meie miljardilised investeeringud on. Aga meil ei ole vaja neid, sest nad ei mahu siia, meil ei ole tööjõudu nii palju pakkuda, sest me jääme alati näiteks poolal alla, et tööstusinvesteeringute puhul, sest odavam tööjõud, seda on 40 miljonit inimest, on ju, et me lihtsalt ei konkureeri seal ja me ei peagi. Et me peame mingil määral valima ikkagi neid nagu mingil määral väiksemaid ettevõtteid, aga Eesti mõttes on need ikkagi väga suured ja võimekad investeeringuid ka ühtlaselt tegema. Et Deep Wind Offshore on üks hea näide, sest nad on ülimalt õnnelik, et nad 2 meretuuleala oksjonit võitsid. Nad on juba mitmeid miljoneid tegelikult Eesti riigi eelarvesse panustanud tänu nendele oksjonitele ja nad panustavad väga-väga palju 10 miljoneid veel. Ja kui nad reaalselt saavad kõik uuringud tehtud ja nemad hakkavadki ehitama või arendama seda meretuuleparki, siis me räägime miljardilistest investeeringutest, mis Eestisse tulevad tänu sellele. See on üks pool, mis oli selline greenfield või täiesti uus investeering, et nad otsustasid Eesti kasuks ja tulid siia ja tavaliselt on selline 2/3 või isegi 3/4 tegelikult välisinvesteeringute voo statistikast on jätkuinvesteeringud. Ja see ei ole mitte ainult Eestis niimoodi, vaid see on kõikides arenenud riikides samamoodi, et need ettevõtted, kes seal toimetavad, oluline on see, et see keskkond oleks piisavalt hea ja Eesti kuidagi ise või see riik ise kuidagi seda halvemaks ei pööra, et nad ei tahaks siit lahkuda. Ja kui neile meeldib siin olla, siis tavaliselt nad ka kasvavad siin jätkuinvesteeringud ja väga suur osa sellest siis statistikasse jõudvast investeeringutest ongi jätkukad. Ja 2 head näidet võib-olla, mida hea meelega tookski välja, et kuna meie strateegias olulisel kohal on ka selline regionaalne aspekt, et tegelikult me aitame ju läbi nende investeeringutega töökohti luua ja kui me aitame neid töökohti luua erinevatesse regioonidesse üle Eesti, siis ka regionaalselt me aitame riigil areneda ja kasvada. Atsino on üks, mis on Põlvas ravimitööstus, väga kihvt ettevõte, samamoodi eksportib väga palju. Ja siis on Inition, kes on elektroonikatööstus, kes siis otsustas ära oma uue tehase, mille nad siis Harjumaale teevad. Et need on sellised põnevad võib-olla, mida tooks välja. Ja kõiki me ei saagi välja tuua, mõned võib-olla ei soovigi ennast üldse avalikustada, nad tahavad radari all toimetada ja meie saame kommunikeerida siis neid projekte, kes siis kas ise on ennast tutvustanud, et nad teevad siis investeeringu või nad on meile loa selleks andnud. Küsin nende meretuuleparkide kohta, et arvestades siin neid riigi energeetikaplaane, mis on siin ümbervaatamisel, on sul praegu selline 100% usk, et need meretuulepargid päriselt valmis saavad ka? See kõik oleneb nõudlusest ja kui ikkagi valitsus on ära otsustanud ka toetusmehhanismi sellele, siis nad realiseeruvad. See jällegi võimaldab meil meelitada siia tööstust, seepärast, et roheenergia on jätkuvalt
see üks olulisi kriteeriumeid investeeringute tegemiseks ja uute tehaste ehitamiseks. Me saame rääkida mingil määral ka nii-öelda energiamahukatest projektidest, kas me räägime alternatiivkütuste tootmisest, vesinikust, ammoniaagist, metanoolist, millest iganes, et see kõik on selline uus ja põnev valdkond ja sektor, aga ma näen, et ka seal hakkavad asjad liikuma, aga seal otsuseid ei tuleks, kui ei oleks täielikku kindlust, et alternatiiv ja roheenergiat nii-öelda Eestis ei toodetaks. Ühtlasi, mida rohkem on ju pakkumist ja tootmist Eestis koha peal, seda rohkem mõjutab see ka nii-öelda hinda, et nii-öelda tarbijale positiivsemas võtmes siis ühesõnaga. Ma arvan, et seal on üks oluline asi, mis võib-olla ühiskonnas vajab nii-öelda diskussiooni ja sellist nagu ka mõistmist, on see, et me peaksime tegelikult ühiskonnana toetama ja kuidagi mingil määral ka erandeid tegema suurtarbijatele. Kui sa tarbid väga palju ja sa maksad väga palju ja sa lood ju tänu sellele ka väga palju lisandväärtust SKT majanduse kasvatamisse, sa maksad tänu sellele väga palju makse, sa palkad ilmselt päris palju inimesi selleks, sa lood töökohti, siis teised riigid, me peame jälle võrdlema teiste riikidega, et kui nemad ikkagi loovad erandeid, et seda energia hinda alla tuua tarbijale ja tööstusele, siis seda tuleks teha. Taastuvenergia tasu on kindlasti üks nendest, et me ei ole nagu konkurentsi mõttes heal positsioonil seal, aga muidugi teine pool on seal see, et eraisik, tarbija, peab võib-olla mingil määral siis rohkem maksma. Me räägime eraisikust, võib-olla mingi eurodest. Aga see tähendab seda, et meil on jällegi mingisugune, ma ei tea, 100 uut töökohta näiteks ja Eesti inimesed saavad tööd ja makse jõuab miljoneid võib-olla riigieelarvesse. Et see on, mis on vaja ära otsustada. Nüüd eelmisel aastal tuli Eestisse investeeringuid Singapurist, Jaapanist. Kust sel aastal on oodata investoreid, kas on need samad riigid või on midagi muud põnevat, midagi uut põnevat ja kas need, kes siia tulla tahavad, tunnevad huvi ka selle suurinvestori meetme vastu või nad tuleksid niikuinii? Jah. Laialdaselt, eks me näeme nii-öelda märtsis, mis see üldse see selline Eesti koondstatistika tuleb. Eks me näeme sealt ka nendest riikidest, kes kõige rohkem Eestisse nagu välisinvesteeringute mõttes nagu panustanud on. Tahes-tahtmata koond näiteks siis 23 aasta, kui see taas iseseisvumisaja nii-öelda rekordaasta 4,3 miljardit, et ka seal 50% tegelikult on selline finants ja kindlustussektor üldse, et tööstus on ikkagi selline 10-15% heal juhul. Ja meil ei lähe alati nagu selles mõttes statistika kokku, et viimase 30 aastaga ka 50% välisinvesteeringutest on tulnud Soomest ja Rootsist. Täitsa arusaadav, et kui sa ise investeerid kuhugile, esimese asjana ei saa investeeri ilmselt kuhugile, ma ei tea, Indiasse. Ei tunne keskkonda, liiga kaugel, kas usaldus on olemas, aga ma ei tea, Lätti või Soome julgeks, sest tegelikult me tunneme neid inimesi ju mingil määral, eks. Et investeeringutega on sama küsimus. Et Singapur ka, Singapur on üks projekt tegelikult, mis meie statistikas nagu välja tuleb, et sellepärast me saame teda näitena tuua, aga sellel aastal nendest, meil on projekte nagu täiesti erinevalt, meil on Euroopast, meil on USA-st, meil on Aasiast muidugi selline Lõuna-Korea, Jaapan on meie põhilised nii-öelda sihtturud, kust me näeme, et need sidemed on juba loodud. Aga muidugi ma arvan, et enamuses on Euroopa ja lähiregioon. Aga see investeeringute meede, see on siis oluline argument nende jaoks või? Kindlasti, et suurte investeeringute puhul 100+ miljonit, see on kindlalt, see on konkurentsieelis, me paistame hästi silma sellega, huvi on suur. Aga selline reality check või selline reaalsus me näeme ikkagi, kui see meede avaneb, kes on need, kes taotlustega sisse tulevad. Ma arvan, et seal on väga palju üllatusi, keda me võib-olla meie radaril üldse ei olegi. Me näeme sealt ka kindlasti mitmeid projekte ka nagu Eesti kapitalil olevatest ettevõtetest, mitte välisettevõtetest. Et väga põnev saab olema sellega ühesõnaga.
Kas sa saad meile ka avaldada äkki mõne ettevõtte või mõne sektori, kes on nagu sellist kindlat huvi tänu just sellele suurinvesteeringu meetodile nagu näidanud, et nad on põhimõtteliselt oma jah-sõna juba öelnud, et nemad tulevad, et nemad lihtsalt ootavad praegu seda rohelist tuld? Jaa, noh, ma saan tuua võib-olla sektoritena, et kus kõige rohkem nagu huvi on. Et seal on kindlasti nagu selline, noh, kindlasti tööstus. Kõik need projektid on tööstusprojektid, lihtsalt need on kapitalimahukad ja kindlasti nii on. Energeetika, alternatiivkütused, noh, meretuulepargid, aga muidugi seal on töökohtade loomise kriteerium, ja üks, mis on muidugi kaitsetööstus. Et see, et Eestil on väga tugev kaitsetööstus juba küll nagu potentsiaali tugevaks kasvuks, aga ka välisettevõtted vaatavad siia poole, kas selleks on moonatootmine või selleks on mingisugused muud investeeringud, nii-öelda tark tööstus, et erinevaid projekte on, aga sellegipoolest väga, väga põnevaid. Läheme meie saate viimase ploki juurde. Räägime natukene ka tulevikust. Me oleme seda põgusalt siin nagu juba niimoodi rihtinud, et aga kui me võtame niimoodi laiemalt, et sa oled öelnud, et su töö on läinud selle 4 aasta jooksul järjest lihtsamaks. Mis võiks veel meie riigis, meie poliitikas, meie majanduses nagu juhtuda sellist, et su töö läheks nagu veel lihtsamaks? Mida me peaksime tegema? Ja võib-olla ma nii kindlalt ei julgekski öelda, et noh, kõik on lihtsamaks läinud, no ei ole. Et see, et me oleme ikkagi majanduslanguses olnud ja see, et meil on sellised heitlikud ajad ja selline kindlus, väga pikk perspektiiv on selge ja päike paistab, noh, ei saa öelda seda. Aga noh, mille poole pealt on nagu lihtsamaks ja paremaks on läinud, on see, et noh, meil peab olema pidev dialoog valitsusega ja pidev dialoog nii-öelda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga, sest üksinda seda ei saa teha. Siin on vaja nii-öelda valitsuse otsuseid selleks, et me saaksime ärikeskkonda parandada, konkurentsivõimet tõsta. See, et valitsus on valinud nii-öelda konkurentsivõime tõstmise üheks prioriteetteemaks selleks, et meil on esmakordselt ajaloos tööstusminister. Need on väga olulised asjad ja need on väga olulised asjad ka investoritele. Aga mis saaks veel paremaks minna? No, ma arvan, et tahest tahtmata seda näitavad ka teised riigid, kes meie regioonis või laiemalt Euroopas nii-öelda investeeringuid meelitavad, rahalised toetused ja sellised stiimulid on ikkagi need, mis meelitavad investorit. Tahest tahtmata, noh, me ütleme, et need on nagu põhimõtteliselt ise tasuvad meetmed, et see ei ole selline raha lennukilt jagamine või kuidagi nagu äraandmine ja mõtlemine, et äkki need investeeringud tulevad iseenesest. Võib-olla mõned tulevad, aga enamus ei tule. Ja me ei saa kunagi seda nii-öelda näppu peale panna, et mis oli see kindel investeerimis nii-öelda otsus. Me näeme seda, et kuna viimastel aastatel 100 miljonisi investeeringuid ei ole väga palju tulnud ja me näeme nüüd, et huvi on nagu meeletult kasvanud, siis see näitab, et see meede töötab. Meil on need meetmeid veel vaja. Meil on vaja ka väiksematele investeeringutele. Meil on vaja mingil määral, ma arvan, suunata ikkagi millistesse sektoritesse me teeme neid või millise lisandväärtusega investeeringuid vajame. Sest me peame prioritiseerima, et me peame aru saama, et noh, Eestil on pigem tööjõupuudus, ehk siis me ei saa ka nagu lõputult tuua siia välisettevõtteid, sest nad ju tegelikult avaldavad survet mingil määral tööjõuturule. Ehk siis me peame valima, mida kõrgem lisandväärtus, mida targem teenus, mida targem toode, mida selline, noh, ühesõnaga koorekiht, mida tugevam eksportöör, seda rohkem ju tegelikult ta nagu majandusliku mõjuga Eestisse loob. Sama küsimus on energiatarbimisega, ehk siis energiamahukad tööstused, et per capita Rootsi kasutab Eestist 3 korda rohkem elektrit, sest neil on tööstus, kes seda kasutab. Kui me paneme masina tööle, siis see masin aitab majandust kasvatada.
Kui selleks on inimene, siis inimest on alati limiteeritud töötajat ja me alati seisame olukorras, kus me peame mõtlema, et kas me saame oma enda töötajaid ümber õpetada, mida tööstus ja majandus laialdasemalt vajab, või me peame rääkima välistööjõust, millest me nagunii kogu aeg räägime. Ma arvan, et see peab ka kuidagi kui me tahame, et meil palgad kasvaksid, et meie heaolu kasvaks, siis me peame rääkima sellest, et meie vananevas ühiskonnas meil peab tulema välistööjõudu rohkem ja me peame sellele ka selles mõttes tolerantsemad olema. Aga jällegi me peame valima väga hoolikalt, keda me tahame siia. Et meil on vaja insenere, meil on vaja IT-programmeerijaid või IT-inimesi, meil on vaja võib-olla ei teagi, sellised meelevaldsed näited, aga IT tavaprogrammeerimisest peame ka IT-s lõpptoodeteni rohkem jõudma. Miks mitte me ei peaks tegelema näiteks mängundussektori arendamisega. Eestis on ta nagu arenemiskingades juba nagu päris häid näiteid on, aga sellele tuleb rohkem jõudu anda näiteks sellepärast, et seal on väga kõrge lisandväärtus. Tööstuses samamoodi, et ka startupi sektoris samamoodi, et hetkel on meil olnud põhimõtteliselt viimased 10 unicorni on kõik digi-unicornid, need on teenused, Bolt on võib-olla selline hübriid, aga järgmised unicornid tulevad meile deep techist või sellisest süvatehnoloogiast, et ma võin siis nõrgemat sorti mürki võtta, et Skeleton on järgmine unicorn, et digiga on vähe tegemist on tugeva töösturiga, kes vallutab maailma ja investeerib Saksamaale ja Prantsusmaale ja turgude juurde. Ma arvan, et Eesti peaks tegelema ka sellega, et mingisugune tootmine, tehas, arenduskeskus, mitte ainult peakontor oleks ka Eestis. Äkki suur investori meede kallutab seda, eks me saame seda võib-olla lähiajal teada. Kui rääkida meie majanduskeskkonnast, siis nii-öelda tavainimesena vaadates, lugedes meediat, kuulates seda, mis uudistes on, jääb mulje, nagu meie majandus on täiega põhjas, kõik on halvasti, kõik läheb järjest rohkem halvasti, poliitikud ei tea, mida nad teevad ja teevad tavainimese elu ainult hullemaks. Kas need nagu investorid, kes siia on lähiajal tulemas või kes on huvi näitavad selle vastu, et kui palju see pilt nagu nendeni jõuab, et siin tegelikult meie silmis on kõik halvasti, et kas see on ainult eestlaste selline jonn või see on päriselt see, mis väljapoole ka paistab? See on, seda on uuritud ka, et nagu mis asi on nagu vaade või tunnetus, et kuidas majandusel hästi läheb ja mis on nagu tegelikkus ja need on omavahel väikeses sellises nagu ajalises nihkes. Et tegelikult on ju viimastel kvartalitel tööstusnõudlus kasvanud ja pigem nagu majandus juba nagu vaikselt nagu elavdub ja kasvab. Aga see nagu perception või see nagu tunnetus, et majandusel ikka läheb halvasti, on hetkel veel nagu olemas. Kui me vaatame statistika poole pealt, palgad on kasvanud, kindlasti mitte kõigil, aga statistiliselt on kasvanud, see tähendab, et kellelgi on kasvanud ja kellelgi läheb hästi. Kõikidel sektoritel ka, et see on nagu selline kuidas ma ütlen, valikuline majanduslangus olnud ka tegelikult, on ju. Et mingitel sektoritel läheb väga okeilt. Nõudlus on kõrge, nii-öelda tööhõive on väga kõrge, et ma arvan küll, et see selline mitte ainult nagu majandus reaalselt ei ole kasvama hakanud, vaid vaikselt hakkab nihkuma ka see nagu selline perception või see nagu selline hoiak ka inimestel. Ja ma arvan, et mulle meeldib alati tsiteerida LHV juhti, kes ütleb, et lähiaastate me näeme ilmselt nagu Euroopa kõige tugevamat majanduskasvu. See ongi nii, et majandus käib lainetena, et valitsusel majandust mõjutada on päris keeruline. Ta saab seda teha pigem nagu nii-öelda näpuotsaga ja valitsuse roll on ikkagi majanduskeskkond luua, et ettevõtetel oleks hea toimetada. Kui me tahame nagu, ma ei tea, kas siis meedia poolt või nagu ühiskonna poole pealt öelda, et valitsus tee nüüd majanduskorda, seda ei ole võimalik teha. Me räägime nõudlusest, me räägime sellest, et meie majanduspartneritel läheb kehvemini või on läinud viimastel aastatel kehvemini, ja see on nagu selline nõiaring, on ju, et kui me toetame mingeid asju, siis me ei tunneta, siis me ravime võib-olla valet haigust ja kui me lõpetame toetamise ära,
siis haigus võib hullemaks minna. Et ma olen alati seda meelt, et tegelikult nagu mida vähem toetusi, seda parem, aga samas me ei saa nagu, kui me mängime pokkerit laua taga või mingit kaardimängu ja kõik teised nii-öelda petavad, siis sa ei saa üksinda olla nagu see, et ma olen nagu, see on toetuste küsimus, on ju. Et kui Läti ja Leedu maksavad toetusi või Soome, siis me ei saa ainukest olla, sest me oleme konkurentsist koheselt väljas, on ju. Et see on lihtsalt tänapäeva nagu selle majanduse mõjutamine mingil määral. Aga toetusi ei tohi helikopterilt jagada, toetusi tuleb täpselt sihtida ja kõige olulisematele ja vajalikemale nii-öelda ettevõtetele, kes kõige kõrgemat lisandväärtust loovad ja kes väärindavad nii tööjõudu kui energiat kõige paremini. Selle mõttega on väga hea lõpetada, jääb endal vähemalt sisse selline tunne mul, et tegelikult majandusel läheb järjest paremini, välisinvesteeringud vaatavad kõik suurte prillidega meie poole, kõik läheb järjest paremaks. Ma ütlen aitäh sulle, Joonas, et sa leidsid jällegi aega meiega siin rääkida ja seda asja nii-öelda inimese keeles ka selgitada tavalistele kuulajatele. Ja mina olin Rauno Uusler ja minu kaassaatejuht oli mina olen Marta Peril-Grauberg. Ja me täname teid, et leidsite selle tunni ja meid kuulasite. Aitäh! 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 Ka. Ärikäik.